Antsla vald hakkab ehitama tervisekeskust. Kuhu see täpselt tuleb ja mis täpselt toimub? Tõepoolest, Antsla vald esitab avatavasse tervisekeskuse programmi oma taotluse, et Antslasse ehitada siis kaasaegne tervisekeskus, mis on siis Euroopa Liidu poolt rahastatav ja Antsla valla poolt kaasfinantseeritav. Ehitus tuleb Antslasse siis circa 500 ruutmeetriline, tuleb 12 töökohta, 3 perearstile, 6 pereõele, 2 koduõele ja veel siis abiruume seal siis psühholoogile ja veel mõned abiruumid. Et sellise taotluse me oleme koostamisel praegu, ettevalmistustööd käivad ja kõik peaks nagu plaanide järgi minema, siis on 3 aasta pärast Antslas kaasaegne tervisekeskus olemas, kus inimesed oma tervisehädadele siis saavad abi. Kus praegu Antsla perearstid töötavad? Nad on täna Antsla tervisekeskuses ehk endises Antsla haigla ruumides. Need ruumid ei ole enam kaasaegsed ja see hoone kuulub MTÜ-le Antsla tervisekeskus, kellel on vaja ka ruumide laiendust. Et see tulevane projekt on kasulik nii uuele tervishoiuteenusele kui ka vabanevate ruumide aluse saame siis laiendada hooldusteenuseid Antsla piirkonna inimestele. Miks Antsla vald seda ise hakkab tegema? Kas kaalusite ka mõne partneri kaasamist? No kuna see meede ütlebki, et seda taotlust saavad esitada siis kas perearstid oma äriühingute kaudu või kohalikud omavalitsused ja meil siin väike mõttevahetus oli, aga me arvasime, et siin asjad laabuvad edukamalt, kui vald on see juhtiv partner ja seal on ka siis omaosaluse nõue, mis on vähemalt 25%. Ja see summa umbes on kuskil 200–300 000 euro vahel, et meil on lihtsam see raha siis eraldada ja panna sisse siis valla eelarvest, milleks on täielik võimekus ja arengukavadest ka finantsplaanides ette nähtud need summad, et lihtsam on niimoodi, et perearstid ja muud teenused hakkavad seal siis ruume rentima, et nii oli ka perearstide soov ja ka selline Antsla inimeste ja volikogu selline üldine arvamus, et nii laabuksid asjad paremini. Kui suurt piirkonda see perearstikeskus või esmatasandi arstikeskus siis teenindama hakkab? No siin piirkonnas on circa 4500 kindlustatud isikut ja kindlustamata inimesi ka mõned juures, et see piirkond hõlmab circa 5000-list piirkonda, eelkõige Antsla vald, Urvaste vald ja siis on natuke ääres, siis on Sõmmerpalu vald ja see Liivaküla, Tagula piirkond siis Tõlliste vallast ja Karulat natukene. Et need inimesed, kes on harjunud siin ja kellel on perearsti nimistutesse siia lülitatud, et need ongi, et circa 5000 inimest on see piirkond ja ega see ei ta jää väiksemaks ega ta ei lähe suuremaks, kui need tervishoiu või perearstikeskused kuhugi mujale ka ehitatakse. Et see on selline loomulik asjade käik.